Millal on siis Venemaa valmis uueks rünnakuks? Kui ta tahab saavutada lihtsalt verispilti, mille tagajärel tekib väga suur usaldamatus riikide vahel, ühiskondade sees, ebastabiilsus ja teineteise süüdistamine, siis ma ütlen, et 6 kuud. Kindral Herem, millega te täna üldse tegelete professionaalses mõttes? Professioon on mul praegu pensionär, aga ma olen ka reservväelane, nii et kuidas võtta? Nõustan paari kaitsetööstusettevõtet, mis võtavad ikkagi mõned päevad nädalast või vähemasti õhtud. Mis need on siis? No eelkõige on need Milrem ja Frankemurg. Mis see nende nõustamine tähendab? See tähendab seda, et nende arenduste ja toodete tarbeks pean mina kirjeldama sõjalist keskkonda ja seda sõjalist vajadust. Ma ei tegele mitte inseneri tööga, vaid ma kirjeldan näiteks, kui palju sellist asja vaja on, mis keskkonnas, on see mudasem või vähem mudasem, valges või pimedas, vihmas, ja kui suur on selle vajadus näiteks, ja siis veel üsna palju erinevaid nõudeid. Ma üritan seda õppida Ukraina pealt, käies siis vahetevahel Ukrainas ka seda uurides või distantsilt, ja ma ei tee seda päris üksinda, mul on selleks veel vähemalt üks abiline. Ja et Ukrainast on päris palju õppida meil? Kindlasti on asju, mida parema teadmise mitteolemisel võiks üks ühele üle võtta või vähemalt riiulisse panna ja kui vaja, siis kohe sellist asja tootma hakata. Ja mõningatest asjadest tuleb teha lihtsalt sellised endal üle võtta osa, mis meile sobib, aga õppida on sealt kindlasti päris palju. Näiteks? Ma arvan, et üks asi on õhutõrje näiteks. Kuidas õhutõrjet esiteks erinevate relvadega erinevate õhuründevahendite pihta lasta ja kuidas neid määrata õigetesse kohtadesse, aga kuidas kasutada ka muid vahendeid. Ja enne seda veel muidugi, kuidas seda kogu õhuseiret üles ehitada ja ütleme siis kogu sidesüsteemi. Ma arvan, et seal on hästi palju õppida ja Eesti Kaitsevägi on õppinud ka juba. Aga siis on ka asju, mis on väga lihtsad, kuidas mingite droonide või asjadest ennast kaitsta, mitte relvaga, aga näiteks mingisuguste vahenditega, erinevad võrgud ja maskeerimine ja pette ja objektid ja kõik muu selline. Ja ma üritan siis aru saada lihtsalt mitte, et see on äge asi, mis pildi peal näitab äge või mõne video pealt, vaid kuidagit moodi ka statistiliselt tõestada, et see on hea. Ja siis te olete veel NATO reservväekomitee Eesti esindaja. Mis see tähendab? Õige. NATO reservväekomitee koguneb tegelikult töögruppide näol mitu korda aastas. Aga esindajad kohtuvad 2 korda aastas ja siis nad arutavad teemasid. Selle põhieesmärk on luua NATOs ühiseid standardeid ja eesmärke reservväe arendamisel ja jagada siis kogemusi ja Eestil seal on jagada hästi palju. Ma arvan, et koos Soomega, tegelikult ka natukese Leeduga, kindlasti Norraga, Rootsiga, võib-olla ka Taaniga meil ikkagi ühtest jagada on. Mida siis? Seda, kuidas läbi ajateenistuse näiteks kasvatada oma reservväge. Kui me räägime reservväe süsteemist, siis ma arvan, et meil Soomega on väga hea pilt. Võib-olla Norra ka, teistel äkki veidi vähem, sest meie enamus kaitseväest sõja ajal koosnebki reservväelastest. Kuidas inimesed on ametikohtadele määratud, kuidas nad on välja õpetatud selle jaoks, kuidas nad saavad kordusõppuseid. Ma arvan, et peale Soome ja Eesti ei ole mitte kellelgi kõik ametikohad täidetud ülekattega. Et Eestis on umbes 40 000 reservväelase ametikohta meie üle 40 000 sõja ja koosseisu juures ja meil on sinna määratud umbes 50 000 inimest. Sest me teame, et kõik ei saa või ei taha kohale tulla ja meil on sinna ülekatte, pluss me teame, et esimestest lahingupäevadest hakkab inimesi ka vähenema. Meil on ka asendust vaja. Ja need 50 000 inimest peaksid kõik olema teadlikud, mitte ainult oma üksusest ja ametikohast, vaid ka sellest, kus kohta ta peab kogunema ja mida ta tegema peab hakkama. Ja nad on kõik kas siis Eesti Kaitseväes või Kaitseliidus ettevalmistuse saanud.
soomlastel on selline süsteem, ma arvan, et rohkem pole mitte kellelgi, isegi ma kardan, et NATO-s. No see on ju väga uhke tunne olla kuidagi eeskuju, ma kuidagi ei osanudki arvata, et me saame olla sõjalises mõttes kellelegi eeskujuks. Oleme ikka, me sõjalises mõttes oleme väga mitmes asjas, ka see sama valmidus, kui kiiresti me oma reservväe üles saame. Kui me oleme kutsunud oma liitlasi siia lisaõppekogunemistele, mis on ju ette teatamata, eelhoiatuseta õppekogunemised, siis üldiselt inimesed vaatavad, et me teeme mingit näitemängu nende jaoks. Ega nad päris ei usu, et see meil kõik nii on. Lõpuks vist ikka usuvad. Ja selles oleme me kindlasti väga head. Ka ühiskonnana ei tehta selliseid asju, lisaõppekogunemisi ei Šveitsis ega Soomes. Sest nad natukese pelgavad, et ühiskond ei pea vastu, ettevõtlus ei pea vastu, sest töötajad, keskastme juhid või tippjuhid võetakse päeva pealt ära nädalaks ajaks. See ei ole eriti hea ettevõtlusele. Eestis seda tehakse juba mitu aastat ja ühiskond toetab. Me oleme ka selles suhtes eeskujuks. Või näiteks vist oli 23. aastal Eesti sõlmis laskemoona hankelepinguid kõige suuremas mahus Euroopas. Mitte mingisugusest per capita, aga lihtsalt kokkuvõttes rahalises mahus 23. aastal. Siis meil ikka on moona ju. Me ei saa öelda, et meil moona ei oleks, vaid meil on moona vaja oluliselt juurde selleks, et riigikaitsega töötaks ja et meil oleks heidutus ka. Mis meist siis nüüd ikkagi saab, kui tulla saate pealkirja juurde? Mis meist ikka saab. Meist saab 1000-aastane Eesti riik, ma arvan. Me elame siin rahulikult edasi, mingite ohtude korral me peame liigutama mõnes suunas kiiremini ja keskendunumalt, aga ma arvan, et me saame hakkama. See optimismi baromeeter on praegu päris tugevalt põhjal, ma saan aru. Et väga suur usk on sellesse, et meil läheb see kõik hästi. Usk peab olema, kui sa näed lahendusi. Kui lahendused on olemas, siis kui ma tean, et ma sellest kraavist jõuan üle hüpata, siis ma ühel hetkel ka hüppan, eks. Aga kui ma kindel ei ole, siis tekib ebakindlus ja kui nüüd on vaja kraavist üle hüpata, aga sa ei jõua sealt üle hüpata, siis on paanika. Kuidas see kraav meil praegu on? On hüpatav? Ma arvan, et on hüpatav küll, aga me peame hoogu võtma ja võib-olla tasuks igapäevaselt trenniga teha, et igakelselt üle hüpata. Mis siis meil suurimad väljakutsed on praegu? Lihtsustatult öeldes on see materiaalne. Kui me räägime sõjalist riigikaitsest, meil on vaja rohkem juurde tulejõudu, ükskõik kas on see merele, õhku või pikale maale. Ja seda laskemoona, laskeseadmed ka, seda meil on rohkem vaja. Sealt edasi tulevad juba teatud luurevõimed, mida tuleb arendada. Ja siis selline kogu otsustusprotsess ka. Ja mõningaid asju nendest on võimalik liitlastega lahendada, mõningaid asju ma täna jätaks liitlastele palju vähem. Ja seda ka aastaega tagasi. Sest et see oht on päris suur nagu massis ka ja meie peame mingi oma osa kindla peale ära tegema, et me ei saa jääda lootma, et liitlased tood meile kogu laskemoona või ma ei tea, ka mingisuguse hulga laskemoona. NATO-l on oma nõuded, need on esitatud aastaid ja tuleb tunnistada, et me neid tegelikult täitnud ei ole, nagu väga paljud teised riigid. Et nüüd see osa tuleks meil igal juhul ära täita ja siis oleks juba kõik palju varem. Aga kui me räägime, mis on suur probleem ja läheme filosoofilisemaks, siis ma arvan, meie probleem on see, et me ei usu ohtu. Me räägime ohust, sellest on lahe rääkida, see on väga moodne, see on kohustuslik, aga me tegelikult vist ei arva, et oht tuleb, sest muidu me liigutaks ennast palju kiiremini. Mis seal ikkagi vahet on? Me räägime, aga ei usu, mida me räägime. Just. Sisimas me arvame, et seda ei tule. Me võib-olla... Kas teie arvate siis sisimas, et tuleb? Kui me nii jätkame, siis jah. Kui Venemaa saab lahti sellest intensiivsest lahingutegevusest Ukrainas ja saab seda saavutades oma eesmärke, siis tal esiteks isu kasvab ja teiseks rasv vöö vahel aina koguneb. Iga päev, mis ta seal ei sõdi, tähendab seda, et ta valmistub paremini füüsiliselt järgmiseks konfliktiks ja tal seda vaja on ka.
sest kui ta tahab muuta julgeoleku arhitektuuri, siis ta peab midagi tegema ja kui sa oled ikkagi bensiinijaam tuumarelvaga, mitte riik, müües ainult maavarasid, siis sa tõenäoliselt tahaksid sellist jõupositsioonilt asjade korraldamist, mitte läbi diplomaatia ja mingisuguse arukuse või taibukuse. Et ma arvan, et Venemaal on ambitsioonid, kui teda julgustatakse täna olukorras, kus öeldakse näiteks tehke rahu, Ukraina jääb ilma oma territooriumist, Ukraina ei saa NATOsse ja veel midagi, siis on põhimõtteliselt Venemaa ju saavutanud oma eesmärgid. Ja kui teda toetavad selle juures ka lääneriigid, siis ta ütleb, okei, ma proovin siis nüüd järgmise sammu mõne aja pärast. Ja miks ta ei peaks seda tegema, kui me ka füüsiliselt oleme nõrgad ja ei ole selleks ette valmistunud? No see tundub ikkagi natukene nagu sääsk elevandi vastu. Selles mõttes, et kuidas ikkagi Eestil on võimalik üldse Venemaale vastu saada? Sääsk elevandist vist, ma arvan, on umbes 1000 korda väiksem, me oleme ainult 100 korda väiksemad. Nii, ja me ei ole üksinda. Et meil siiski teisi riiki on ka. No selles mõttes, jah, teoreetiliselt on teised riigid kindlasti meil kaasas. Kas praktiliselt on nad ka kaasas, kui me vaatame oma kõige suurema liitlase praegu väga ebastabiilset käitumist näiteks? See võib muuta, ja ma siiralt usun seda, et see võib muuta Ameerika, kui me võtame lihtsamalt appituleku aeglasemaks. Et hetkel, kui meie piiri taga on oht ja me räägime, et kohe puhkeb sõda, siis president Trump ütleb, olge mureta, ma kohe lõpetan selle ära. Nii nagu ma oleks lõpetanud ka Ukraina sõja. Ja kui ta tahab seda kuidagi meile sobival moel ära lõpetada, siis ei pruugi tal õnnestuda ja ta avastab, et ta ei saa sellega hakkama agressiooni, ma ei tea, mitmendal päeval. Ja siis ta tuleb ikka meil appi. Kas sellesse tõesti usute, jah? Sellesse ma usun küll. Miks? Siis vajuks terve maailm kokku juba kogu oma kokkulepetes ja kõiges muus. Kas praegu juba ei ole väga suuri märke, et see ongi niimoodi? Kui ikkagi saab hakata otsast ümber nimetama lahtede nimesid ja öelda, et see suur riik või saar tuleb meile ja nii edasi, et see kõik on juba ju väga imelik. Nojah, see on selline, tekitab ebakindlust tõesti ja kõik need faktid, mida näiteks USA tänane president ütleb Ukraina sõja kohta, teevad kõike seda väga ebakindlaks. Mis see tähendab? Kui ta räägib, kes on sõja alguses üleüldse süüdi või näiteks kui palju on USA andnud abi, kui palju on seal sõdureid surma saanud, siis need on kõik, ma ei tea, kus kohast võetud arvud näiteks või faktid. Ja mis see näitab siis? See näitab, et ta kas kasutab oma retoorikas midagi, mis kõlab hästi, aga ei vasta tõele, või ta elabki natukese pehmelt öeldes pimeduses ja teda on, võib-olla valib neid fakte, mis mingisuguse infotarbija jaoks paremini sobivad. Mitte siis fakte? Numbreid lihtsalt? Ja mingisuguseid ma ei tea, need on äkki seisukohad siis. Aga ühesõnaga, et liitlased tulevad appi. Nüüd on küsimus, ma saan aru, arvestades kui väike on Eesti, kuigi meil on väga tubli, eks ole, mobiliseeritav vägi, siis kui ruttu see juhtub, on küsimus, jah? Siin tehakse tavaliselt viga sisse, et alustatakse aja võtmist sellest hetkest, kui agressori saabas üle piiri astub, siis läheb stopper käima, vastupidi. Meie tänane plaan on juba, liitlased tulevad siia rohkem, kui neid täna siin on, sellest hetkest alates, kui me otsustame, et oht on meile lähemal. Ehk siis sõduri saabas ei ole veel üle riigi piiri tulnud. Mis see tähendab, kelle plaan see on? Kes seda plaani veel teavad? See on NATO plaan. See on NATO plaan, jah? See on NATO plaan. Ühesõnaga pruugib öelda Eesti kaitseministril kolleegidele siis teistes riikides, et meil on probleem, või öelda NATO-le, ja siis tulevad siia juba rohkem abiväed? Jaa, niimoodi see peaks välja nägema tegelikult küll. Ja tegelikult mitte kaitseminister, vaid riigipead ikkagi pead kokku tulema. Aga, seal on veel üks aga, isegi kui ei käivitata artikkel 5, 4, mis iganes, siis on ikkagi väga palju samameelseid riike. Ja kui me täna räägime sellest, et kes meil siis maa peal siin koos peaksid sõdima esimest hetkest alates, siis need on prantslased ja britid ja eestlased. Ja prantslased ja britid on täna osaliselt siin, nad peaksid siia juurde tooma veel terve brigaadi, selle brigaadi siia toomist ja siin tegutsemist harjutatakse selle aasta õppusel Siil.